Aga nüüd ma räägin teile lähemalt siis sellest, mille jaoks te ilmselt täna siia olete ka peamiselt kohale tulnud, ehk siis sellest, et KÜSK-il on järgmisel aastal täiesti uus taotlusvoor, mida me siis teeme 2 korda aastas. On võimalik siis sinna taotlusi esitada. Ja kõigepealt siis natuke sellest, et miks me üldse sellise uue vooru oleme välja hõiganud. Võib-olla taustaks nii palju, et kõige selle 10 aasta jooksul tegelikult KÜSK-i rahastuspott ministeeriumi poolt on jäänud samaks. Nii-öelda numbriliselt on sama, aga eks me kõik teame, kuidas selle raha väärtuse muutumisega ajas on. Nii et sisuliselt tegelikult tuge jagub aina vähematele vabaühendustele, samas nii-öelda nõudlus selle järele muudkui aina kasvab. Ja nõukogul oli meil ka nii-öelda otsustamise küsimus, et kas siis nii-öelda anda seda väikest raha väikeste summadena väga paljudele ühingutele või siis minna seda teed, et pigem anda vähematele ühingutele, aga taotleda sealt ka nii-öelda suuremat mõju. Ehk siis arenguhüpped, mida KÜSK toetab, et need oleksid rohkem selged, rohkem mõõdetavamad ja saavutaksid siis rohkemat mõju. Ja meie KÜSK-is siis mõtlesime, et kuidas seda kõike saavutada ja teha ja rääkisime tegelikult ka päris paljude vabaühendustega ja tähendasime seda, et me peame tegelikult tulema appi vabaühendustele sellesse esimesse staadiumisse. Ehk siis juba sinna, et kuidas üks vabaühendus üldse saab aru, et tal on probleem nii-öelda. Et kuna me KÜSK-is meil seda raha ei ole, et anda nii-öelda igapäeva tegevusteks või erinevateks projektideks toetust, vaid me aitame just tugevdada ühinguid, et siis see on minu meelest ainult loogiline, et tugevdada saab siis sellist ühingut, kes ise teab, mis on tal need nõrgad kohad. Ehk siis see uus voor panustabki siis kõigepealt sellesse, et aitab ühinguid üldse neid nii-öelda nõrku kohti paremini välja selgitada ja samamoodi siis ka ette valmistada seda arenguhüpet. Ehk siis mõelda natuke võib-olla laiemalt, kui te seni olete mõelnud, kaasata eksperte, teisi inimesi, kes aitaks siis reaalselt teil välja töötada teie ühingu jaoks seda sobivat arenguhüppe plaani. Aga toetame neid ühinguid, kes juba tegelikult on ennast ühiskonnas kogukonnas või üle-eestiliselt, see täitsa sõltub sellest, millisel alal, millise sihtrühma huvides te tegutsete, et kes on juba saavutanud mingit mõju, mingeid tulemusi ja kellel juba on ka mingi nägemus või siht, et kuhu poole edasi liikuda. Ehk siis see saab olema üks üsna oluline osa ka meie hindamise protsessist. Nii et see on selline nii-öelda taustalugu teile. Nüüd 2019. aastal tõesti meil siis tuleb selliseid samasid voore 2 tükki. Ühe taotlemise tähtaeg saab siis olema veebruaris ja teine juunis. Ja teine voor ehk siis see nii-öelda arenguhüppe voor, mida me nüüd oleme siin 4 aastatest KÜSK-is ka teinud, et see jääb ka alles, see ei kao kuhugi ja selle vooru tähtaeg siis on septembris. Ehk siis sisuliselt te võite alguses küsida toetust, et kõike seda arenguhüppet ette valmistada ja pärast siis hiljem toetust ka selleks, et seda arenguhüppet siis reaalselt ka ellu viia. Et see on see mõte. Panin siia kirja hästi väikselt küll, aga siiski pärast saate hiljem lugeda. Eelinfona ka sellise asja, et nüüd järgmisel aastal on avatud Eesti fondil koostöös Norra riigiga tulemas ka toetusmeetmed vabaühendustele ja neid on päris mitmeid erinevaid, aga üks osa toetustest läheb samamoodi vabaühenduste võimestamiseks ehk siis nende suutlikkuse tõstmiseks. Nii et te võite kaaluda ka sellist varianti, et kui teil näiteks on vaja abi just eneseanalüüsi tegemiseks, arenguhüppe tegevuskava kokku panemiseks, et küsite seda abi näiteks KÜSK-ist, kui teil läheb vaja abi, ega toetust ei pea taotlema alati, võib-olla te suudate ise need asjad eelnevalt kõik läbi mõelda omade jõududega ja siis lähete edasi selle teadmisega näiteks avatud Eesti fondi
ja küsite sealt seda võimestamise toetust. Nad ei ole veel praeguse seisuga valmis rääkima, mis täpsemalt nende tingimused olema saavad, aga minu teada on nad üsna paindlikud. Nii et jälgige ka nende osas ja nende võimaluste osas infot. Ettevalmistava vooru tingimustest siis nüüd lähemalt. Selle vooru eesmärk ise on siis vabaühenduste võimestamine just teie enda arenguvajaduste analüüsimisel ja kas siis arenguhüppeks või teenuste toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et täita tulemuslikult teie enda organisatsiooni eesmärke. Ehk siis fookuses on ikkagi nii-öelda see, mida teie teete, teie organisatsiooni enda eesmärgid, et teie saaksite olla tugevamad, efektiivsemad omaenda ühingu eesmärkide täitmisel, nende poole jõudmisel. Nii et see peab olema nii-öelda see siht silme ees ja seda me küsime ka teilt selles voorus, et mille jaoks teie ühing üldse loodud on, et mis on see probleem, mida te lahendate, ükskõik kas siis kogukonna tasandil või üle-eestiliselt ja millist võimekust te siis hakkate arendama, et siis lõppkokkuvõttes sinna eesmärgini paremini jõuda. Nii et see on selles mõttes selline suur loogika selle vooru taga. Nüüd siin sees on lisaks sellele arenguhüppele on ka teenuste toodete pakkumine. Ehk siis me oleme mõelnud siin voorus siis ka sellele, et juhul, kui teie ühing on valmis tegelema näiteks sotsiaalse ettevõtlusega, arendama välja oma enda teenuseid või tooteid, et siis sellest voorust saab küsida tuge ka näiteks äriplaani koostamiseks. Nii et selles mõttes see on ka ettevalmistav voor. Te saate hiljem arenguhüppe voorust, kui tundub, et on vajadus, saate küsida tuge ka selle äriplaani elluviimiseks, aga siit voorust saab siis küsida tuge selleks, et siis seda sama äriplaani ette valmistada. Ja samamoodi saab siis küsida siit tuge selleks, nagu ma enne juba ütlesin, et tugitegevuste konkurssi kui sellist enam kuskil ei ole, aga et kui teil on tunne, et te tegelikult ei tahaks mitte tegeleda ainult oma enda organisatsiooniga, vaid te tahaksite seda teadmist viia paljude teiste organisatsioonideni ja mingit suuremat hulka ühinguid tugevdada koos, et siis saab samamoodi küsida siit sellest voorust toetus selleks, et sellist arenguprogrammi või arenguplaani siis rohkematele ühingutele välja mõelda, teha, nende eneseanalüüsi põhjalikumalt teha. Siin on juba mitu asja kirjas ka muidugi, millest rääkisin, aga räägin ikkagi üle veel kord. Tüüpiline küsimus, et milleks siis toetust saab küsida, et ma räägin küll selliselt pikalt ja üldiselt. Nagu ikka KÜSK-i toetuste puhul, siis me ei ole tahtnud teha kunagi sellist nimekirja, et millised täpselt on need abikõlblikud tegevused ja kulud, vaid oleme öelnud alati, et need kulud ja tegevused on abikõlblikud sel juhul, kui nad aitavad siis jõuda selle eesmärgini. Ehk siis need eesmärgid on siis selle vooru puhul, need alumised, mis siin slaidil on välja toodud, ehk siis väljundid. Ehk siis me toetame selliseid tegevusi, mis viivad arenguhüppeks vajaliku tegevuskavani. Kui te nüüd tegelete rohkemate ühingutega, siis selle arenguprogrammini või tegevuskavani, mis siis aitab suuremat hulka ühinguid või siis neid tegevusi toetame, mis viivad teid äriplaani valmimiseni. Ja see tegevuste võimalik loetelu, mida me toetame, on siin see eespool siis kirjas. Näiteks teie oma sihtrühma põhjalikuks vajaduste kaardistamiseks, kui te soovite teha näiteks oma sihtrühma seas mingit uuringut, mis aitab teil ka paremini välja selgitada, millised on teie enda arenguvajadused organisatsioonina. Teie enda organisatsiooni senise tegevuse mõju süvitsi hindamiseks. Jah, me tegelikult küsime juba taotlusvormis teie käest seda, et milline on olnud seni teie organisatsiooni mõju, aga kui te soovite seda rohkem põhjalikumalt uurida, seda saate teha, uuringuid teha, arenguhüppeks vajaliku tegevuskava kokku panna. See on siis see osa, mis ma rääkisin, et soovitan väga kaasata teil
eksperti, kedagi, kellega päriselt siis läbi rääkida, mis on teie ühingu vajadustele vastav või võimalik tegevusplaan, et kuidas te selle arenguhüppeni jõuate, et kas teie ühingus piisab paarist juhtkonna koolitusest, tõenäoliselt mitte, või on vaja veel sinna juurde teha näiteks mõned õppereisid või need erinevaid metoodikaid, eks ju, et kes aitaks teil neid asju testida. Või siis äriplaani läbimõtlemiseks ja koostamiseks, et ka sinna võite võtta spetsialiste juurde. Aga ootame siis, et selle vooru tulemusena valmiks siis üks neist kolmest asjast, mis siin slaidil siis kirjas on. Mis on siis taotlemise eeldused üldse? On see, et see tegevuskava või äriplaan, mis siis sünnib, ärge seda sisse ostke, ehk siis me loodame ja tegelikult eeldame, et te teete seda kõike kaasavalt. Kaasate nii arengueksperti võib-olla, kui te soovite, kui omaenda liikmeid, juhtkonna liikmeid, erinevaid huvipooli, kes veel teie ühingu ja tegemistega seotud on. Ühesõnaga, et see peaks siis sündima kaasavalt koosloomes mõnel muul ühisel arutelumeetodil. Ja seda ka juba ütlesin, aga kordamine on tarkuse ema kindlasti, et siis ootame ka seda, et te oma senise tegevuse tulemuse ja mõju siis kirjeldaksite. Et meie hindajad saaksid aru, et teie ühingut on vaja siin meie ühiskonnas. Et see saab siis olema ka üheks oluliseks hindamise komponendiks. Teie enda oskus tõendada seda, et just teie ühingut peaksime meie toetama. Ehk siis teie ühingu asi ajada siin on oluline ja teie ühingu areng on oluline. Hindamiskriteeriumid hästi üldiselt tõin ka siin välja, et need on paari sõnaga rohkem ka taotlusvooru tingimustes kirjas. Peate hindame siis seda, et sõnastate oma ühingu eesmärgi probleemi ja olulisuse, nii et hindajad sellest aru saavad, teie enda võimekust ja vajaduse põhjendust arenguhüppeks või siis sotsiaalse ettevõtlusega näiteks alustamiseks. Muidugi siis seda, et teie projekti tegevusplaan oleks selgelt arusaadavalt kirja pandud ja ettevalmistusse ka panustatud. Erinevate huvirühmade kaasatust, see on siis seesama kaasamise koosloome teema, millest ma rääkisin, ja kulude läbimõeldust siis samamoodi. Nüüd juhul, kui te jääte hätta selles osas, et keda siis kaasate, kes on see kolmas pilk või see võõras pilk, kes ei ole teie enda ühingu inimeste seas, siis te võite vaadata ka meie enda kodulehele. Me oleme sinna teinud ühe sellise väikese andmebaasi nendest eraturu konsultantidest, kes on ise meile öelnud, et nad on mingil teemal kompetentsed vabaühendusi arendama. Nii et võite julgelt ka sealt siis mõne inimesega ühendust võtta. Me tegelikult oleme seda arenguekspertide andmebaasi hetkel ka uuendamas. Nii et võib-olla leiate praegu hetkel juba sealt endale vajaliku partneri, aga ma julgen öelda, et aasta lõpuseisuga kindlasti oleme me selle baasi ka siis uuendanud ja tõenäoliselt on seal siis rohkem inimesi kirjas. Ei ole kohustus kasutada, aga väga soovitame. Summadest ja kuludest ka. Toetust saate te küsida siis selleks ettevalmistavaks tegevuseks kuni 4000 eurot. Mis tähendabki seda, et see on kuni 4000 eurot. Võib-olla teil ei ole üldse nii palju toetust vaja ja võib-olla teil ei ole üldse toetust vaja, et võib-olla te saate selle ettevalmistava asja kõik ise oma jõududega ära teha. Oma finantseeringu nõuet selles voorus ei ole. Ehk siis te võite küsida ka kõik KÜSKilt, kui te soovite. Läheme veel sammu edasi paindlikkuse poole, ehk siis meil ei ole isegi eelarve vormi sellel voorul konkreetselt eraldi, ehk siis need planeeritavad kulud te peate lahti kirjutama taotluses ja abikõlblikud on siis kõik kulud, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Sisuliselt panete sinna taotlusvormi kirja kalkulatsiooni. Palju te arvate, et mingid asjad teil selle projektiga seonduvalt maksma lähevad? Ja me oleme siis selles voorus ka üsna paindlikud siis pärast hiljem aruandluse kontrollimisel. Ehk siis seal samamoodi soovime teilt
avatult ja ausalt teada, et kuhu teil siis tegelikult need kulud, need rahad läksid. Just. Jah, sest et see on mõnes mõttes teie enda ka vastutus, et teie olete meile öelnud, et te ise käitute ja toimite eetiliselt, nii et me usaldame teid ka selles osas. Ja kuni 15% toetusest võite siis vabalt ette näha oma sellisteks üld- ja arenduskuludeks, mida te ei pea üldse seal kalkulatsiooniski siis lahti põhjendama, vaid kirjutategi, et 15% sellest 4000 või mis iganes summast te siis küsite, et seda te kasutate üldse hoopis mingil teisel eesmärgil, kui et selle projektiga seonduvalt ja see on täiesti okei. 4. veebruar on siis esimene taotlemise tähtaeg. Kui tundub see teie jaoks liiga varane, siis on võimalik küsida järgmist toetust 3. juunil ja toetuse kasutamise aeg on tegelikult üsna lühike ehk siis 4 kuud. Nii et 4 kuuga te peate jõudma siis selleni, et valmis saada kas siis oma arenguhüppe tegevusplaan, arenguprogramm või siis äriplaan. Nii et 4 kuud on teil siis selleks kõigeks aega. Ja taotlus koosneb tõesti ühest dokumendist ehk siis taotlusvormist, kus on teil siis ka kulude kalkulatsioon kirjas, mitte midagi rohkem polegi vaja esitada. Ja see siis tuleb saata allkirjastatuna, teie allkirja õigusliku inimese poolt digitaalselt aadressile küsk@küsk.ee. Me viimaste aastate jooksul ei ole tõepoolest enam paberkandjal taotlusi saanud. Kui keegi ikkagi siiski soovib seda teha, siis on see ka muidugi alati võimalus, aga sellisel juhul siis tuleb elektroonselt ka saata meile see sama taotlus, ilma digiallkirjata siis. Näidiseid on taotluse näidiseid, kuidas vette võtta? Seda me kindlasti ei soovita teha, ehk siis, et võtta kellegi teise taotlus või taotluse näidis. Me soovitame teil ikkagi ise need asjad läbi mõelda, kasutada selleks näiteks maakondliku arenduskeskuse konsultandi abi, kellega need asjad eelnevalt läbi arutada. Me oleme taotlusvormi teinud ka tõesti hästi lihtsad küsimused ja sellega te tegelikult peaksite ise ka jõudma sinnani, et panete need asjad kõik täpselt nii kirja, nagu te tahate panna. Küsimus vist oligi, et kas taotlusvorm ikkagi on taotlusvorm ise? Et ma ei saanud nagu jätkada kõrval. Taotlusvorm ikka muidugi on. Taotlusvorm on, jaa, aga see selles mõttes, et seda näidist ei ole, et kellegi teise poolt juba tehtud taotlusvormi, et seda me neid asju kunagi ei saada ega ei propageeri. Just. Keda me taotlema siis ootame? Jätkuvalt on KÜSK-il siis see nõue, et ühing, kes meie poole pöördub, võiks olla siis tegutsenud, peabki olema tegutsenud siis vähemasti 1 aasta. Ja vabaühendus ehk siis kas mittetulundusühing või sihtasutus, kelle tegevus peab olema avalik, kelle kohta on siis võimalik leida veebist informatsiooni, kas ühingu enda veebilehel või Facebooki lehel, juhul kui see Facebooki leht on avalik, või ka mõne ühingu puhul näiteks on nõnda, et ütlebki, et tema sihtrühm tegelikult ei asu veebis, et tal ei ole seda veebilehte otseselt vaja, et siis on ka mõni partnerorganisatsioon või katusorganisatsioon siis tema kohta käiva informatsiooni oma lehele pannud ja see sobib samamoodi. Peaasi, et veebist oleks võimalik siis ükskõik millisel 3. isikul teie kohta leida informatsiooni. Ja see, mida meie vaatame, on siis kindlasti see, et oleks olemas teie lehel põhikiri, viimase 2 aasta majandusaasta aruanne, kui teil ühing on noorem kui aastane, siis seda mõistagi olla veel ei saa. Juhtorganite koosseisud ja viide siis taotleja ehk siis teie enda eetilistele põhimõtetele. Me vanasti küsisime siin range reeglina, et oleks viide sellele, et järgite Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksit, aga nüüd ka selles osas oleme me selles mõttes paindlikumad, et on järjest enam ühinguid, kes on sellise eetilise tegevuse iseenda jaoks ja oma väärtused iseenda jaoks läbi mõelnud ja need siis kodulehele kirja pannud. Nii et see on nüüd teie enda otsustada, et mis teed teie lähete. Taotleja ise ei saa olla avaliku või ärisektori valitseva mõju all, ühistu, ametiühing, ise toetusi vahendav ühing. Täpsemad sõnastused kindlasti vaadake üle
tingimustes, et seal on täpsemalt kirjas, et kes on või kes ei ole abikõlblikud taotlejad, aga lühidalt näiteks mittetulundusühingu puhul vaatame tema liikmete nimekirja, ehk siis liikmetest üle poole ei tohi olla ettevõtted või avaliku sektori organisatsioonid. Peab ikkagi olema kodanikualgatuslik ühing. Ja üks uus asi jälle ka KÜSK-i taotlejate ringis nii-öelda on siis see, et meie eriala ja kutseliite, kes varem olid meilt välistatud taotlejad, ootame samamoodi nüüd edaspidi toetust taotlema, aga siis ainult juhul, kui nad soovivad arendada oma ühingus välja mingit sellist võimekust, mis aitab neil siis tegutseda just selles avalikes huvides toimetavas suunas. Jah, sest on neid ühingud, kes muidu tegutsevad kitsalt oma liikmete huvides, aga neil on mingi osa tegevusest, mis tegelikult on suunatud väljapoole avalikkusele, kui nad soovivad siis seda võimekust arendada, et siis on võimalik ka neil siit toetust küsida. Jah. Et üks on see, kus te seda liikmete nimekirja kontrollite kodulehel? Ja see on ka meie jaoks on probleem. Ehk siis esiteks me vaatame üldse majandusaasta aruandest, et kui palju ja mis sorti liikmeid on ühingul. No seal on näha ainult arvuliselt küll. Ja seal on kirjas, kas on füüsilised või on juriidilised isikud. Järgmine samm on kodulehelt ja edasi järgmine samm on see, et küsime ühingult, kui meil tundub kahtlus selles osas. Sest et siin ei... Just, jah. Ja tegelikult ei peagi selles mõttes olema, me ei saa nagu kohustada ka. Ehk siis, et kui meile tundub, et siin võib olla mingi teema sellega, et tõenäoliselt ei ole ühing meilt abikõlblikult taotleja, et siis me küsime teilt kohe otse ja avatult seda. Teine küsimus on see, et ise toetusi vahendab ühing, et näiteks mis perioodil, et kui ta mingi vabariigi liit jagab kunagi mingit raha, aga ta ei aastaidega seda ei jaga, et mis perioodidel? Siis nemad võivad küll meilt toetust küsida, et me ei ole seda perioodi selles mõttes niiviisi nagu sätestanud. Aga jah, just. Selle kohta on ka tingimustes on kohe täpsem lause kirjas, et kindlasti kui kellelgi tekib selles osas ka veel küsimusi, et siis räägime üle. Mul on ka üks küsimus. Jah. Selle aasta kohta. Ma küsin sellepärast, et meie MTÜ on alla aastane. Kodulehelt mul jäi mulje või sellest infopäeva et kuni aastased. Praegu ma loen, et vähemalt aastane. Ja teie jutust tuli välja veel, et majandusaasta aruannet, kui veel ei ole, siis annab rääkida. Alla-aastane saab taotlema hakata või ei saa? Alla-aastane veel ei saa meilt arenguhüppe ega ka arenguhüppe ettevalmistamiseks toetust küsida. Arenguhüppe, aga see ettevalmistamiseks ka ei saa? Ja siin kehtib täpselt seesama reegel. Ehk siis esimene, jah, et me tahame näha, et ühing on juba midagi teinud, midagi saavutanud, mingit mõju juba saavutanud ja oskab sellest ise ka juba veidi rääkida ja alles siis saab tulla nii-öelda arenguhüppet tegema meie toel ja ka ette valmistama. Nii et see on see reegel, jah. Tõsi, täitsa nõus, aga et me oleme kuhugi selle piiri pidanud tõmbama ja oleme otsustanud, et me teeme selle ühe aasta peale. See aasta saab täis sellel päeval, kui seda... Kui taotluse esitamise tähtaeg on, jah, just. Mis aasta? Millal te olete asutatud? Märtsis. No siis iseenesest juunikuu voorude juba saate tulla. Nii et mõelge. Jaa. Selle punkti alla ise toetusi vahendab ega sinna juurde kuuluvad, kui vabaühingul on oma fond? Ohoo. Euroopa Liidu või midagi sellise vahendamisega või? Ma vastan sulle, et see vist küll ei ole olnud meie mõte, et neid kuidagi välistada, aga vaataks igaks juhuks kõik need erijuhtumid eraldi üle, kui sobib. Hästi. Mul on küsimus kulude näitamise kohta, kui on eelistatud arengukava koostamisel see koosloome ja siis enda tekitatud, mitte sisse ostetud arengukava, kuidas siis näidatakse kulusid?
kui te näiteks kaasate mõnda eksperti, palkate ta endale, eks ju, et siis temaga seotud kulud. Siis järelikult mõte on selles, et eksperdi kutsume oma mittetulundusühingusse, kus ta meid nõustab, kokku kirjutame ise. Just, täpselt, väga hästi sõnastatud. Just. Jah. Või kutsute kuskile meeldivasse kohta. Jah, meeldivasse kohta. Mitte enda juurde, vaid meeldivasse kohta. Vaata, Margus, mõnel juhul on nii, et kas enda juures on nagu meeldiv koht, et... Absoluutselt, ei, lihtsalt... Ja, just, täpselt. Natuke sellest taotluste hindamise poolest ka või, et mis siis nagu edasi juhtub siis teiega, kui te olete meile taotluse esitanud. Kõigepealt me siis vaatame, et kas see toetustaotlus ise ja teie ka siis taotlejana olete abikõlbulikud. Seda me püüame teha üsna kiiresti, et meil siin tingimustes on küll 10 päeva, aga tavaliselt saame kiiremini hakkama. Ja edasi siis lähevad teie projektid, teie taotlused 3 KÜSK-i hindajale, kes siis annavad teie projektile hindepunkte vastavalt hindamiskriteeriumitele, mis siis taotlusvooru tingimustes ka kirjas on. Sealt siis arvutatakse keskmine hinne, tekib pingerivi ja toetus siis saavadki täpselt nii paljud, kui paljudele siis sealt pingerivist eestpoolt toetust jagub. Meil on ka lävend nüüdsest, ehk siis, et toetuse taotlus peab saama vähemalt siis 70 punkti. Ja toetuse otsus nüüd esimese vooru puhul tehakse siis kõige hiljemalt märtsi keskpaigas, sest et 1. aprillist siis juba algab toetuse kasutamise periood, nii et me tahaksime teile ka võimalikult varakult teada anda, et nüüd te võite kõike seda tegema hakata meie toel. Ja me maksame tegelikult kogu selle toetuse välja täies mahus seekord, et nende nii-öelda väiksemate toetuste puhul tavaliselt on olnud siis KÜSK-is see, et kõigepealt pool, siis vahearuande järel 40% ja lõpus 10%. Et nüüd seekord me oleme sellised eriti paindlikud ja usaldavad, nii et anname kõik kogu toetuse kätte ja siis pärast küsime teilt ka vabas vormis, mis te toetusega teinud olete ja siis loodame, et ei pea midagi tagasi küsima. Nii et KÜSK on selles osas ka jällegi astunud veel ühe sammu edasi sellise usalduslikuma suhte poole, kui ma nii võiksin öelda. Taotlusvooru tingimused on üleval KÜSK-i kodulehel. Seal on natuke rohkem ka põhjendust selle kohta, miks me just sellist lähenemist nüüd siis kasutame. Ja kindlasti võiks küsida nõu, abi, isegi kui teil ei ole vaja küsida nõu või abi, vaid te tahate jällegi kohe algusest peale nii-öelda sellist kõrvalt pilku saada, et siis võite pöörduda maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide poole. Külli siin juba poole tunni pärast räägib teile täpsemalt, mis need teenused on, mida siis MAK konsultandid vabaühendustele pakuvad, aga üks neist on kindlasti ka see, et nad loevad läbi selle, mis te olete kirja pannud sinna projekti taotlusesse ja ütlevad, kas nemad saavad aru. Ja see on juba väga hea indikaator tegelikult selleks, et kas ka hindajad, kes ei ole näiteks teie ühinguga varasemalt kunagi kokku puutunud, kas ka nemad aru saavad. Kui te just viimasel õhtul endiselt. See on väga hea klausel, ma usun, et seda ka Külli ütleb umbes 7 korda, et ärge sellega ka hiljaks jääge, et pigem tekitage suhe oma maakonna konsultandiga ikka võimalikult varakult, sest et on neid konsultante, kes ka eelmisel õhtul ja öösel on valmis oma suurt südant avama, eks ju, et jah, aga selle peale ei tasu alati lootma jääda. Vabaühendustel on välja antud ka selline käsiraamat nagu organisatsiooni arendamine, Vabaühenduste Liit, endise nimega siis Eesti Mittetulundusühingute Sihtasutuste Liit on sellise käsiraamatu teinud, et ma usun, et see aitab teil lihtsalt ka omaenda võib-olla mõtteid sättida rohkem sinna organisatsiooni enda analüüsi ja arendamise suunda. Ma saadan need samad slaidid, nii et siit põhimõtteliselt, kui te klikite selle peale, siis te leiate siit, aga selle leiab kindlasti meie enda kodulehelt ka ja Vabaühenduste Liidu kodulehelt ka. Ja kui te panete Google'isse, siis tõenäoliselt saate selle ka kätte, aga aitame teid selles osas ka edasi.
Nüüd see teine voor, arenguhüppevoor või siis äriplaani elluviimise voor, selles osas meil veel tingimusi ei ole täpsemaid. Küll meil on aga läbimõeldud enam-vähem need põhimõtted, mida mööda me siis minema hakkame, ehk siis sügisel saab olema siis see taotlemise tähtaeg, aga et te teaksite siis oma plaane sinna ka seada, et kui te hakkate neid ettevalmistavaid tegevusi tegema. Et siin samamoodi taotlejaks avalikes huvides tegutsev vabaühendus, ootame siis, toetame mõjusate ühingute siis väga selgeid arenguhüppeid või arenguprogramme või siis äriplaane, nende elluviimist. Te ei pea olema selleks läbinud seda nii-öelda ettevalmistavat vooru, te võite ka panna kõik need asjad ise eelnevalt kirja. Toetussumma, jällegi see ei ole kivisse raiutud, vaid et siin me veel alles hakkame kalkuleerima, et mis see toetussumma saab täpsemalt olema, aga tõenäoliselt kusagil sinna 20 000, 25 000 euro kanti. Jällegi saab küsida siis toetust kõigile kuludele, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks ja ka soetused ja investeeringud on siis siit sellest järgnevast voorust siis lubatud kulud ja projektide kestus. Seda ka veel mõtleme läbi, et kui pikaks see võiks kujuneda, aga me ise oleme seda meelt, et võib-olla sellist nagu mõju ja hüpet, et seda saabki saavutada ja tulemusi hinnata pikema aja jooksul. Nüüd selles teises voorus, kui selles esimeses ettevalmistavas voorus võisite siis ise vaadata, et kas teil on vaja seda välist kõrvalpilku või mitte, et siis teises voorus oleme otsustanud, et siin me teeme nii-öelda selle osa kohustuslikuks, ehk siis teil peab olema kõrvalt pilk kaasatud. Keegi, kes ei ole teie enda ühinguga igapäevaselt toimetav ja seotud. Täpsemad ootused jällegi, need alles kirjeldame. Ja me tõenäoliselt hakkame ka toetuse saajatele siis selle projektiperioodi jooksul tegema selliseid ühiseid arutelu ja temaatilisi kohtumisi. Selle süsteemi mõtleme ka läbi, et mitte teid liialt koormata pidevate kohtumistega, aga nii, et sellest kõigest oleks teie enda ühingu jaoks siis rohkem abi. Ja tõenäoliselt siis palume ka teil projektiperioodi keskel siis anda nii meile kui ka teistele arenguhüppajatele, on selline uus tore termin KÜSK-i poolt. Anname siis teile võimaluse siis ka presenteerida oma enda arengut ja teistega siis sellel teemal ka rääkida. Samamoodi siis arenguhüppeperioodi lõpus. Aga jah, et siis mitte ainult arenguhüppe selles mõttes nagu organisatsiooni võimekuse tõstmise osas nagu laiemalt, vaid samamoodi siis ka on oodatud siia siis äriplaanid, nende elluviimine. Võt, nõnda moodi. Selline voor siis. Jah. Kulude kohta. Jah. Selles sügisvoorus saab olema selline asi, et soetused ja investeeringud on lubatud, aga kui käia seal välja teenuse pakkumine, mis siis saab olla see kulu, kas see saab olla teenuse pakkuja töötasu või mis see kulu? Võib olla töötasu, võib olla samamoodi, kui teil on vaja mingit soetust teha, ütleme, et teil ongi teenuse pakkumiseks reaalselt vaja mingit füüsilist asja osta. Siis see on soetus. Ja, aga kõik need muud kulud samamoodi võite maksta tegelikult ka palgaraha näiteks, aga teil peab sellisel juhul olema hästi välja toodud see, et mis siis saab edasi peale projekti lõppu. Ehk siis me küsime raudselt seda, et kust tuleb teie jätkusuutlikkus. Nii et see äriplaan, mille te esitate, see peab iseenesest juba olema veenev ka hindajate jaoks, et te tõenäoliselt peale selle projektiperioodi lõppu suudate ise siis seda äriplaaniga edasi majandada. Et see ei oleks nii-öelda selline ühekordne toetus ja ühekordne asja elluviimine. Aga põhimõtteliselt võib küsida küll toetust ka tööjõukuludele. Väga tore. Mul oli üks tehniline küsimus, et varem on olnud ka selline tingimus, et kui organisatsioon on saanud juba arenguhüppeks raha, et siis vist 2 aasta jooksul ei tohtinud taotleda uuesti, et kas see nüüd kehtib ka nagu ettevalmistavale voorule? Meil enam ei ole neid tingimusi, ehk siis ma tean, see on meile ka büroos on iga kord meelde tuletamise küsimus jälle, aga arutasime nõukoguga ka ja nõukogu leidis, et kuna
kuna mõnel ühingul on see tegevuste spekter ja skaala nagu niivõrd suur, et sest ta võib-olla tahabki nagu ühe vooruga siis arendada mingit ühte võimekust, mingi ühe suuna välja arendamiseks ja teise vooruga hoopis mingit teist asja, et siis me siin ei tohiks selles mõttes nagu diskrimineerida, et siis jätta ta võib-olla mingite teiste asjade osas nagu ootele. Nii et meil enam ei ole seda tingimust, aga väga hea, iga kord tasub jälle üle küsida või kui tingimustes tundub, et jälle nagu ei leia, et siis helistada või kirjutada mulle või meie teistele inimestele. Jaa, palun. taotlusvoorude eelarvete kohta, et kui suur näiteks sellel ettevalmistaval voorul on nüüd aasta peale 200 000 eurot meil jagada. Aasta peale siis tähendab nagu 2 vooru peale, nii et umbes circa 100 000 eurot siis ühe vooru peale. Nii et kui nüüd teha selline arvestus, et kui nüüd kõik peaksid küsima 4000 eurot, siis saab 25 projekti toetust, et kõik kindlasti ei küsi nii palju ka, et selles mõttes meil on võimalik toetada selliste meie mõistes siis nii-öelda väiketoetustega, kuigi 4000 eurot ei ole sugugi nii väike summa, eks ju. Et on võimalik toetada päris paljusid ühinguid, ma arvan, eeldades, et ei tule selliseid täismahulisi taotlusi ka. Aga me ei oska ise ka öelda, et palju neid siin tuleb, et jah, et siin on mingitel aegadel on KÜSK seisnudki silmitsi 200 taotlusega. Et jah, ja see ettevalmistav asi on meie jaoks ka selline uudne, aga meil on lihtsalt väga tundus, et seda on ühingutele vaja just nagu sinna seda sellist keset asetada või fookust asetada, et eks siis paistab. See arenguhüppevooru? Jaa, arenguhüppevooru summat või tähendab kogu maht peaks olema sinna umbes 400 000 kanti. Umbes sinna kanti, võib-olla veidi rohkem. Nii et nii-öelda seda arenguhüppe toetust või äriplaanide elluviimise toetust, seda ei ole üldse, seda ei jagu üldse sugugi mitte nii paljudele. Aga nagu ma ütlesin, et jah, et nagu ma ütlesin, et siis tasub vaadata ka, mis avatud Eesti fondil pakkuda on. Ja nende voor tõenäoliselt saab ka tulema sinna sügise kanti, aga me seekord tõesti ikka püüame, anname endast nagu kõik, et omavahel neid läbirääkimisi teha, et meil ei tuleks 2 täiesti identset vooru täpselt samal ajal, et seda ka nagu kuidagi ei tahaks. Ja. Sellist asja, et kui näiteks küsida 4000, aga et see ongi nüüd see ja siis tegelikult sa ei saa, et aga kas on ka see võimalus, et saad näiteks poole raha. Vahete vahel antakse ju, eks ole. Kõik ei saa, aga saab mingi osa. Kuidas sellega praegu oleks näiteks siin? KÜSK nii ei tee. Ehk siis ainult sellisel juhul, kui te olete oma kuludes kalkulatsioonides ette näinud mingi sellise kulu, mis meile tundub, et see ilmselgelt see ei lähe mitte kuidagi pidi kokku tegelikult selle teie teemaga või mida te üldse püüate saavutada, eks ju. Et kui see tundub täiesti teisest ooperist kulu, et siis me ise ütleme teile, et olge head, et me oleme nõus teid toetama ainult sellisel juhul, kui te selle kulu välja võtate. Et see ei puutu üldse asjasse. Aga me sellist kulude vähendamist, seda ei tee. Selles suhtes ka usaldame ühinguid, et kui te olete arvanud, et need on need asjad, mis teil aitavad edasi sinna jõuda ja teil on nad ära põhjendatud, siis me seda vähendamist ei tee. Kas omafinantseeringu olemasolu kuidagi annab parema lävepakku? Punktide mõttes ei anna. Jah, kuidagi pidi, aga kui see tuleb teil välja taotlusest, teil on koostööpartnereid, kes teil seda asja kõike aitavad paremini saavutada, teha ükskõik kas siis nagu rahalises mõttes või mitterahalises mõttes, et siis see tuleb teile kasuks nagu nii ehk naa. Aga et jah, see otseselt jah mitte, et kui te panete sinna eelarve reale kirja selle, et teil on tegelikult on nagu muud panust ka.